Mul pole aluspükse, ei. Oi. Teeme selle meeldiva hääle ära siis kõigepealt. Ühesõnaga. Kõps. Tere sõbrad. Tere sõbrad. Meil on selline ilusa numbriga episood täna nagu 69 ja selle puhuks siis mõtlesime, et ei ole ju paremat teemat episood 69, kui rääkida siis erinevatel seksuaalsust võib-olla puudutavatel teemadel ja arutleda siis ka sellest, kuidas läheb vahuril naasmine siis seksuaalellu. Kuidas vahur tagasi voodisse sai? Jah, ma arvan, et see on päris hea nagu, teema praegusesse. Ja, kirjutatud on palju. Küsitud on palju. Ja, olen tagasi. See on kõige olulisem. Mis sa siis vastand oled inimestele või mida nagu küsitakse? Et kuidas läheb lihtsalt? Ala, kuidas minul läheb ja kuidas sellel väiksel vahuril läheb ja siis lihtsalt, et noh, kuidas on, töötab või? Oleneb, kes küsib, aine. Aga jah. Aga sulle tuli isegi ju mingid pakkumisi kuskile meediasse minna selle? Ja ma ei ole 100% otsustanud, aga jah. Aga miks mitte? No vaatab seda. Praegu oligi selles suhtes sellised märgilised ajad enne 8. oli green light enne kõige jaoks. Ja eile siis oli see viimane follow-up arstiga nagu, et nagu telefonikõne, et kuidas on ja mis võib olla ja värki-särki. No põhiline küsimus on see, et kas nagu erektsiooniravi on vaja. Ma ütlesin, et seda küll vaja ei ole. Et jah, pigem jah, kui me hakkame siin vaikselt, üks ma siis pean hakkama kirjeldama seda, siis sealt tuleb välja, mis need madalkohad on nagu. No aga alustame siis, kuidas see naasmine siis nagu oli, kas oli hirm, kas oli ärevus, mis tunded sind nagu valdasid? Täpselt nii, nagu kui me kõik esimest korda sinna linade vahele saime, et täpselt ei tea, mis ees ootab. Kas ma saan hakkama? Mis tunne see on? Kas veab alt või ei vea? Eks see kõige esimene peale seda õnnetust. No eks sai ju, kõigepealt sai tiisitud nagu, mitte siis nagu vaginaalse vahekorraga. Ütleme siis kuidagi niimoodi hästi korrektselt. Et noh, selles suhtes oli nagu teada, kõik toimib. Erektsiooni probleemidest. Tegelikult ma sain ju kohe aru, kui ma koju jõudsin haiglast. Et see pigem oli tol hetkel probleem, sest ma ei suutnud seda tagasi hoida. Et aga ja eks see esimene kord niimoodi asi oligi selles, et see päris pikk vahe oli sees. Et see, kui pikk vahe on sees, siis on nagu see, et noh, fuck it, no andke ette enne. Õnneks oli üsna kuum olukord ja läks täitsa hästi, et hirm oli küll, valus on ka, kui keegi tahab teada, siis noh. Siiamaani või? Jah. On või? Et sellega läheb aega, sest et noh, kui sa mõtled iga vigastus on ja, et kogu see kude oli ju puruks nagu selles suhtes.
et seal on nagu õmblused ja arm, mul on nagu 2 armi, üks on siis seesmine arm, kust siis nagu peenis nagu täpselt pooleks oli, ehk siis suhteliselt poole peenise peal on nagu lõdvas olekus tunnen nagu niisugust tugevat nagu õmblust on ja jäigas olekus siis ta nagu ei veni nii palju kaasa, siis ta on nagu noh, sa võib-olla mäletad, võib-olla ei mäleta, mul oli nagu selline kerge slaid nagu kurviga vanasti, siuke ühtlane on ja siis nüüd on niimoodi, et seda kurvi ei ole, sest see õmbluskoht on ta nagu, tõmbas ta nagu sirgeks ja naljakas on see, et ja siis ülemine ots on nagu jämedam. Et see kuju muutus, vaata, see oli nagu päris huvitav, kusjuures partner arvas, et see on isegi nagu veits võib-olla paremaks, jah. Et see nagu ja siis kõik, kui see kõik läheb nagu julmalt verd täis ja siis see arm ja siis see teine arm on siis seal üleval, see juudi arm on ja et just need armi kohad nagu sellest venivad ja siis tal tekib siuke pingevalu sisse. Huvitav, kui kaua see valu siis nagu kestab või millal see lõpuks üle peaks minema? Ma ei saanud arsti käest ka nagu täpselt vastust. Arst muretseb nagu teiste asjade pärast. Näiteks? Arst ütles, et suht common on see, et kuna kusetee oli ka täiesti pooleks nagu katki, et see võib paraneda ja kasvada kinni. Tema esimene küsimus oli, kas kusta on nagu okei. Ma ütlesin, sellega ei ole absoluutselt mingit probleeme. Et see on nagu väga hea, et kui see kinni kasvab, siis on vaja seal protseduure hakata tegema. Nii, et tegelikult sul on ikkagi see taastumine läinud võrdlemisi hästi. Kui nagu mõelda, mis komplikatsioonid ja asjad oleks võinud sellega kaasneda, siis sa ei ole neid saanud? Nope. Kas see depressiivne nagu pinge on ka maas või? Nii ja naa. Ma ju otsustasin, ma olin haiglas, EMO-s. Järgmine päev pidi mul olema teraapia, vaata. Siis ma nagu tühistasin, ütlesin see ja siis ütlesin, et ma tulen siis, kui ma olen nagu valmis. Ehk ma ei ole kogu selle jama käigus käinud nagu, et ma olen ise ennast üritanud analüüsida. Eks see esimene nädal koju jõudes selle kateedriga, see oli see kõige masendav, aga... Tead, ma side note'ina loeks ette ühe kuulaja kirja, millele me saame koos siin ära vastata. Ma ei ole sellele siiamaani veel vastanud, aga ma mõtlesingi, et see oleks tegelikult päris hea võtta see praegu lahti ja vastata sellele ära keset episoodi. Meile kirjutas siis härra niimoodi. Hei, olen teie podcasti kuulaja ja viimane episood tekitas ühe küsimuse. Kahtlemata kõik ei saa omavahel igal teemal nõustuda, kuid tahaksin teraapia valdkonnaga seoses midagi üle küsida. Kas sa arvad, et absoluutselt iga inimene peaks kindlasti panustama ressurssi terapeudi psühholoogi juures käimisele? Miks ei ole okei ise oma probleemidele lahendust otsida? Aitäh, kui leiad aega vastata. Miks mina? Nagu ma hakkan niimoodi sellest pihta, et miks ma selle otsuse tegin. Oligi nagu see, et kas ma nagu, ma tean, et kui ma lähen, ma saan sealt palju paari tunniga palju selgemaks enne. Et okei, et rahunen maha ja bla bla bla, aga teine asi oli see, et kas ma nagu saan nagu ise sellega hakkama. Et kui tulevad mingid mõtted pähe, okei, see on see, miks ma seda mõtlen, miks ma see, tegelikult on ju see, tegelikult on see, üritan nagu need paremaid mõtteid nagu rohkem nagu esile tuua. Ehk siis, aga see, kuidas meil see mõte ja see depressioon ligi tiksub, et seda endas ära tunda, oli mul vaja 4 aastat põhimõtteliselt iga kuu käia, et aru saada, kuidas, okei, miks ma praegu nii mõtlen. Miks ma ta peale praegu närvi läksin, ta tegelikult ei öelnud mulle midagi, see on minu enda sellest, et mul on kuradi empooleks ja valus ja vastik ja paha, aga keegi teine ju ei ole süüdi selle.
mina arvan ka umbes midagi sellist, et no ma ei usu, et kõik inimesed on üldse võimelised oma probleeme ise lahendama, kui neil puudub võib-olla selline hästi-hästi hea nagu eneseanalüüsi võime ja see võime, et sa astudki võib-olla sellest olukorrast nagu kõrvale ja analüüsid seda, on ju, et noh, mõnel inimesel on see hästi hea. Hästi nagu olemas, võib-olla isegi kaasasündinud. Tegelikult tavaliselt on see lihtsalt aja jooksul välja töötatud ja välja nagu õpetatud iseennast nagu oma probleemide lahendamise võime, on ju, aga mitte kõigil ei ole seda olemas ja kui sa tahad nagu nii-öelda kiiremini võib-olla lahendada ära mingid mured, millega sa üksinda maadaksid kindlasti nagu kauem, intensiivsemalt, on ju, siis ma arvan, et see teraapia on selles mõttes jah, nagu hea koht, et sa saad mingi teise professionaalse võib-olla perspektiivi, mille peale sa ise võib-olla ei tulekski, on ju, et kindlasti on võimalik ka lahendada ise oma probleeme ja jõuda nagu konsensusele, on ju, oma peas, aga see ei ole alati kõige võib-olla lihtsam lahendus, kõige kiirem lahendus ja kõige valutum lahendus, et selles mõttes see on nagu selline hea tööriist, mis teeb su elu tegelikult nagu lihtsamaks, mina arvan. Et mööda külge see maha ei jookse mitte kunagi, sest et sa võid ise leida ise muidugi oma selle analüüsivõimega leida mingisugused lahendused probleemidele, aga sealt tuleb veel kolmandad ja neljandad ja noh, ta nagu avab su aju, nagu ongi see, et me kasutame ajus, nii vähe oma ajust, ja keegi ei teagi täpselt kui palju, et see teeb mingeid uksi sul enda peas lahti või selle võime neid uksi avada ja kinni panna, et just selle enda tundma õppimiseks ja miks me mingit moodi käitume. Ja teine hetk on see, võib-olla ongi kõik on nagu jumal fine, ma saan jumal hästi kõike hästidega hakkama, aga alati saab paremaks. See on ju päris nagu fakt, et see nii kaua, kuni hing sees on meil nagu kogu aeg see arengu niisugust asja ei ole, et ma olen nagu sees. Ja võib-olla tõmmata nagu paralleeli kõikide muude nagu valdkondadega ka, et kui sul, ma ei tea, kodus läheb mingi veetoru katki, siis ilmselt sa oled võimeline ka selle ise ära parandama, kui sa otsid infot, kuidas ja mida ja miks, ja kui sul läheb auto katki, sa võib-olla ka otsiksid selle info välja, kuidas seda parandada, aga professionaal teeks seda kiiremini, paremini, pädevamalt, võtaks nagu sinult selle lisa nagu stressi võib-olla maha, et ma arvan, teraapiaga on nagu sama, et jah, me ilmselt oleme võimelised jõudma ise mingi lahenduseni, aga miks me ei lase professionaalil teha oma tööd ja aidata sul see probleem lahendada palju kiiremini, valutumalt ja paremini. Et ongi, et las inimesed, kes on oma alal nagu head, aitavad meid. Ja, no see võrdlemisi meie jaoks ikkagi niivõrd uus asi on ja nüüd võib-olla enam mitte, tegelikult ikkagi on. No ma arvan, et ikka veel on, jah, vaata on kindlasti nagu mingid ma ei tea, seltskondi või inimtüüpe, kes täiesti mingi, nad ei võtagi seda üldse vastu ja võib-olla ongi see vanem generatsioon on ka vaata see, kes nagu nad on harjunud kõik asjad kuskile sisse ära pakkima, vaata, aga nüüd see meie võib-olla generatsioon ja võib-olla veel nooremad ka, et nagu rohkem on altimad nagu abi küsima ja otsima. Ja see ongi see, et ega sa ei viitsi reisile ka ju pakkida neid mõttetud staffi kaasa, sa võtab seda kohvriruumi on ja nagu kuradi arvutis või telefonis mingisugused tempfailid on ja võtavad niisama sul ruumi. Kõik need, sa isegi ei tea, sul on kõik on jumala korras, aga tegelikult kannad endaga kaasas seal sees mingisugust kuradi mahajätu traumat, võib-olla mingit autoõnnetust, mingit peenise murdmist on ja kõik neid. Ma lähen kindlasti, ma tean, ma juba võtan hoogu, et panna aeg, minna, see saab päris põnev olema. See on võib-olla järgmine episoodi teema ka, on ja. Aga... jah, võib-olla järgmine episood peaksime jaanipäevast rääkima, sest jaanipäev tuleb kohe. Ja, mul oli see alkoholi, ma oleks selle peale episoodi, siis oleks nagu nii küsinud, siis järgmine kord.
et kindlasti saab neid purjus inimesi vahepeal näha. Meie jaoks ma arvan, et see on nagu veits meelelahutus, on ju. Jah, omamoodi tsirkus, ütleme nii. See on nagu päris tuus minna. Saad ma oma maakohas käin võib-olla, ma ei tea, mõne aasta tagant, on ju. Sa lähed näiteks sinna Jaanitulele ja täpselt samad jutud, samad laused, nii kui keegi purjus inimene tuleb, see on täpselt võib-olla 2 minutit seda, mis elus uut on ja siis tuleb see alkoholi jutt ja kõik see on kogu aeg üks ja see sama loop, püm. Et aga igal pool, jah, mina teen jälle, ma arvan, mul on mingi paar vaba päeva seal. Lähed maale või? Ei, sinna maale ma ei lähe. Et ma sõidan siin samas ringi. See oli ka eelmine aasta päris põnev. Ma ju otsin see, et mul on see budget, šašlõki budget. Kui selle hinnaga ma saan, siis ma ostan šašlõki. See eelmine aasta oli see 13 eurot. Ma väga vähestest kohtadest sain. See aasta on 15 eurot. Noh, šašlõki praad kuskil Jaanituldadel on ja. Sest kui ma saan selle raha eest armuudust, siis ma nagu ilmselgelt kuskilt ei osta. Sest ma ei ole nagu, kvaliteeti ajan taga, on ju. Mingid huvitavad maitsed, on ju. Et tripin ringi, ma arvan, jah. Väga mõnus. Kuule, aga teraapial, isegi kui sul ei ole nagu probleeme, depressiooni, on otsene nagu link igasuguse eneseteostusega. Avab sul peas uksi, see avab ka sul uksi füüsiliselt. Me täna räägime nagu seksist. Ma ütlen kõik need viimased aastad, mis ma olen nagu teraapias käinud ja samal ajal ka nagu enda seda seksgeimi arendanud, siis need käivad nagu kõike seda enesekontrolli seal voodis, mida on nagu ekstra palju vaja. See tuleb kõik teraapiast. Minul küll. Kõik see, kuidas ma saan nagu hakkama endaga, kas siis stressirohkes olukorras, mis on ka nagu sport, värgid, särgid ja siis ka nagu magamistoas, kuidas kontrollida, mitte lasta nagu sellel heal ekstaasitundel endast üle tulla ja siis kuradi pursata, vaid nagu kontrollid seda, sul on kogu selle olukorra üle kontroll nagu. Ja käsi on natukene seal nagu kuradi, see ei ole tantra on nagu leebe siuke värk, sest ma nagu te aru saate, siis keskmisest karmim on see magamistoa värk, et nii, side note, ma pean praegu rahulikult tegema, see on suurem probleem. Nagu ma mõtlengi, et praegu sa ilmselt ei saa veel nagu all in siin nagu teha, et ilmselt see ka istub kogu kuklas, et sa ei saa ennast fulli nii-öelda vabaks lasta. Ma saan nagu vabaks lasta, isegi nagu... Aga sa pead ikkagi alert olema, et igaks juhuks, et äkki on jälle mingi vale liigutus või? Ei, siin on olnud. Siin on olnud, on läinud juba nagu päris karmiks kuskil ja siis on jälle mingi... Korra mingi... Slipib välja ja siis... Aga siis mul ongi nendel hetkedel on nagu korraks see, et fuck, täiega hakkab ära vajuma ja värgid särgid on ja. Aga siis hakkab mind game hakkab pihta. See läheb mingi... mõnekümne sekundiga saad uuesti tagasi ennast. Aga korraks on küll siuke, käib nagu mingi väike valutunne läbi. Aga ja pikalt teha ei saa. Et kui ma sinna hotelli läksin, Radissionis siis. Ja see oli see süütuse kaotamise et seal, ikka hotelli lähed, teed väikse, siis teed mingid muid asju, siis teed jälle ja niimoodi ja õhtu lõpuks oli nagu ikka füüsiliselt valus. Ja mul lihtsalt oli meelde see, et siis olid nii pettunud, et keegi ei küsinud, kuidas sinu õhtu oli. Kõik olid minu kallal. Meid väga huvitas tegelikult küll ja aga ei läks hästi ju. Ei läkski hästi, jah. Ma loodan, et need armid ka ikkagi, kuni aasta vaata. On siuke, kus sul isegi kui sa käid iluoppidel ja mingi spordivigastus, kus on mingisugune
sideme rebend või värgid, see ta kasvab kokku on ja sa saad teda hakata vaikselt liigutama, siis ongi taastusravi, et see full range of motion ja kõik see elastsus tuleks tagasi. Ehk siis seda tuleb veel oodata. Praegu teed nagu Noxi Physio. Ja kusjuures ma tegelen iseendaga ka natukene rohkem kui muidu. Et nagu käiks, sest et see on nagu põhimõtteliselt nagu treening. Ikkagi pumpad verd sisse, hoiad teda töös. Jah, mis sensatsioonid on, mis tunded on. Jah, arstide probleem oli alati kogu aeg sealt nagu, kuidas kusemine on ja bla bla bla. Et neid see nagu seksuaalelu nii palju... No natukene ikka, aga pigem nagu see jah, see oli nagu kohe opile minnes oli, et see on nagu prioriteet number 1. Okei, no aga rõõm kuulda, et asjad funktsioneerivad. Episoodiks 69 on kõik jälle ilusti töökorras ja... Kõik töötab, aga võtab aega see... Fulli ikkagi. Jaa, eks meil ole mõlemal partneriga see trauma ikkagi sees on ja... Muidugi. Ja... Isegi mul on trauma sellest. Et sellega tuleb vaikselt tegeleda koos nagu ja mis seal ikka. Selles suhtes ma arvan, et see füüsiline osa saab veel paremaks korda. Mentaalne osa on töös. Ja siis vaatame. No ma arvan, et siuke mingi paar kuud veel, 1-2 võib olla ja siis äkki saab öelda, et on nagu 100% taastunud. Praegu mingi 80, ütleme, 80%. No see on väga hea. See on ikkagi väga hea. Mul nagu see füüsiline taastumine ju oli nagu iga mingi check-up arstiga oligi. Minu eesmärk oligi see, et ma tahan kogu aeg olla nagu full ees. Oligi see, et nüüd siit võib see hakata, võib ma ei tea verd peaks nii kaua tulema, siis ma tahaks nagu varem, et saaks. Ja kui need torud seal välja võeti ja kontrolliti, siis ma tahtsin ka, et kõik oleks nagu, et ma oleks ees. Ja olid? Ja. See on hea. Sest et sa peadki andma neile nagu meie igapäevane tervislik eluviis ongi see, et kui sul juhtub mingi õnnetus, siis ongi see, et sa viiksid arstile selle võimalikult hea lõuendi. Arstid on inimesed, need kõik eksivad. Ma saan aru, minul ka EMO-s tehti mõningad eksimused too õhtu. Väga veider vigastus, värgid-särgid on ja. Et üldse ei saa nuriseda tegelikult kõik arst, nagu mina olen praegu küll selle meditsiini PERHi tööga 100% rahul. Uroloogia, ülituus osakond. Jah. Aga ikkagi loodame, et see rohkem sinna sattuma ei pea. No võib-olla kõrges eas omas mingi eesnärme kurdi. Sest et enamus inimesed, mehed mul seal palatis. Olid väga vanad mehed. Olid vanemad härrad. On need väga toredad. Ülitoredad. Vahepeal üks härra küsis ka, et milline see, kes siin käivad, milline see õige taam siis on? Meil käib lihtsalt nii palju piifa läbi ja milline see süüdlane on. Ja mina käisin sul külas ja Laive ja keegi veel või? Ei, teiega. Okei, korda mööda käisimegi vaatamas. Põhimõtteliselt küll, jah. Sa oleks võinud siis öelda, et mõlematega teen. Loodan, et nad samal ajal ei tule lihtsalt. Okei, see oli. Et jaa, seal oli tore. Mulle meeldis, ongi vanemad härrad selles suhtes, nende eluvaade, seal oligi, mõnel oli päris tõsine nagu probleem on ja. Kasvajaid oli ka või? No paljud ongi seal, oligi sellega. Ja üks härra, kui ma lõpus viimane päev olin, siis tal oli just neer välja lõigatud. Oi. Ja nagu ei, aga need maailmavaated ja kui sa oled nagu haiglas ja seal olukorras, siis on nagu filosofeerides oli igasugust erinevate teema. Sihukeste vanade inimestega on ülituust nagu rääkida mingid eluasju, vaata. Et nad on näinud juba väga palju. Üks mees oli kunagi mingi hästi ettevõtjana,
mingi suur sporditoetaja värk särkis, mis on spordist, Eesti spordist rääkida. Et väga, väga mõnus, õed, väga toredad, sain nalja, sain pahandada vahepeal, aga sain nalja ja täitsa nagu see osakond seal nagu filmis, võtta. See oli mõnus. Öösel sa istasid Jossi oma sinna külmkapi äärde. Söögid ikkagist nagu haiglas, jah. No me tõime sulle ju juurde igasugust head ja paremat. Selles suhtes jah. Meil oli külmkapp, oli tema paska täis lihtsalt kogu aeg. Iga asja peal oli Vahuri nimi. Kohvikus sai ka käia, nii et all good. Loodan jah, et nii pea ei pea sinna haiglasse minema, et igastuste aeg on tulemas, aga järgmine nädal saab Vahur kätte oma ratta ja sukeldub Eesti liiklusesse. Vaatasin, meie külaline pani üks päev hea postituse, et kuidas ta Jakob, et sõidab rattaga. Et mina olen nagu totaalselt see inimene, et kui ma olen kergliiklustee peal koeraga, siis ma vihkan kõiki rattureid ja kõiki, kes seal sporti teevad ja mingid nängutavad. Aga kus sa seal rattaga oled? Kui ma olen, ma ei tee siin kergliiklustee peal trenni, aga kui ma olen rattaga liikluses, siis ma nagu vihkan autojuhte, siis kui ma autoga liikluses, siis ma vihkan nagu rattureid. Aga koeraga inimesi ei saa vihata, et kui ma tegin kergliiklustee peal trenni, ma näen ju kaugelt, et on koer, ma võtangi kohe nagu täie kooma, ma tean, et ma juba eeldangi, et see koer teeb mingisuguse veidre liigutuse, et mul on võimalus alati kiirendada ja saabki parema trenni, kui lihtsalt tuimalt mööda puriseda. No ja. Aga lähme seksi juurde tagasi, 69. Ja, korraga ma... Aga ma tahaks ka küsida siin, enne kui sa hakkad mingeid küsimusi laiatama. No. Ma võib-olla täna võib-olla olen rohkem avatud. Parem oleks 69. Esiteks 69. Sinna ma tahtsingi jõuda, et kuidas siis nagu vahepeal me ju ei kuulnud mitte midagi, kippu ega kõppu. Kuidas siis praegu sinu see magamistoaelu on? Kas ta on aktiivne, passiivne, olematu? Oota, kuidas üks päev, mis meil oli mingi kõne ja siis küsiti ka, et kuidas siis Amoonial see suhete elu on ja siis ma lihtsalt olin non-existent. Aga praegu, mis öelda, ma olen aktiivne nagu ma olen igas eluvaldkonnas. Sa praegu oled aktiivne igas eluvaldkonnas? Jah. Ma olen hästi poliitkorrektseid vastuseid täna. Et see tähendab siis, et asjad käivad sisse ja välja ja... Sisse ja välja ja üles alla. Üles alla, okei. Kas partnereid on üks või mitu? Üks ikka. Okei, sa ei arrasta nagu mitmega? Ei, mul on see, oota, meil on praegu juunikuun, okei. Sul on üks partner. Vabandust. Ja? Ja. Minul on selle aasta teine. Aga ikkagi väga hästi, ma arvan. Ma arvan, et sa võidad see aasta. No, tegelikult sina võidad. Ei, sina võidad. Võitja on see, kellel on vähem. Alati on ikkagi see, kes suudab rohkem läbi lasta. Ma ei, selle mängu puhul mitte. Less is more on ikkagi selle mängu nagu põhimõte. Eelnevad aastad võitsin mina, nüüd võidan ka jälle mina. Seda mulle sobib. Sest et sul peab mängureeglitest selged. Ühesõnaga toimub asi, oled sa rahul sellega? Jaa. Kas siit on nagu midagi muud ka tulemas või on see hetkel pigem füüsiline? Meil on seksi episood täna. Hakkab pihta. Reformierakonna jutt raisk, et hakkab viimaks. Me räägime, me võime täna ainult seksist rääkida. Ta mõtlen siis, mis ma teie selle seksielu kohta seal küsida saan, et nagu... Teie, kus nüüd teie saab mind?
Teietatakse. Ei, see on tore ju, suvi on ikkagi see aeg, kus suvi on seksi aeg. On seksi aeg, jah. Et tänu kliimale on ju neid kohti, kus seda harrastada. Et kuulajad ka kolige ikkagi magamistoast nagu kaugemale. Soovitan soojalt. Et lisage nagu seda spice'i natuke. Praegu veel on fantastiline aeg. Tahtsin öelda, et praegu veel puugid külge ei hakka, võite metsa minna. Ja või oligi see, et sääski on võrdlemisi vähe. See aasta on üldse võib-olla. Üldse ma pole praegu sääski nagu näinud. Ja ongi õhtu poole minna suht nagu süke, kui juba läheb hämaramaks, õhk on natuke jahedam, kapott on soe, sääski pole. Fantastiline. Ja, või kui lasetegi sääsetõrjad, siis ärge nagu sinna strateegilist, jah, see läheb kibedaks nagu natukene. Ja. See sääsetõrje maitse ei ole üldse hea. Parem ongi autosse ikkagi need intiimlapid on, isegi kui sa paned sääsetõrje vahendeid, tehke käed puhtaks. Et tegelikult see käte puhtus on väga oluline ennem kui sa hakkad, eriti meestel, see pane ju, see näpp käib sul. Üldse mina ütlen, et üks väga oluline asi, väljas võib-olla ei saa seda alati nagu järgida, et nii on, aga minul isiklikult enne nagu vahekorda astumist meeldib käia duši all ära. Et vahest nagu on see, et asjad lähevad võib-olla seal kuidagi kiiresti, aga kas siis mul tekib nagu see moment, et väike võtame korra ja maha, et käime duši all ja siis nagu jätkame, vaata. See meenutab mul neid tasulisi aegu, et... No ma ei tea, mulle kuidagi meeldib, et ma olen puhas, kõik nagu see päeva energia võib-olla on ka nagu maha pestud või mis iganes on ja mul on kohe nagu märksa mõnusam ja vabam olla, kui ma olen igalt poolt nagu fresh. Et ka meie kuulajad võiksid nagu harrastada sellist asja, et... Hügienilist seksi, jah. Puhast seksi. No jah, selles suhtes pärast on vaja nagu nii minna, sest et ju... Aga enne on ka hea ära teha. Ja kas see vesi ei ole nüüd nii kallis nagu elekter talvel, et ei saa nüüd 2 korda duši all käidud või? Et jah, hügien, mis veel? No kliima, vaata, et ongi nagu, et ei oleks liiga palav, ei oleks liiga külm, selline õhuniiskus, kõik tingimused soodsad. Õhk läheb nagu nii niiskeks, kuumaks niiskeks, et suvi tegelikult selles suhtes, et ärge kiruge. Lõhn ja muusika, ka 2 asja. Minul peab küll mingi muss olema, mulle meeldib. See on paljude naiste teema. Et ma otseselt mul nagu vahet ei ole. Mul meeldib kõik need muud hääled, mis sealt tulevad. No aga ikka väike meloodia peab põksuma. Mingi põks peab olema. Ma ei ole selle vastu. Vahest mul on meeles ise tööle panna. Vahest tuleb mulle meelde tuletada. Mis sinu go-to on? Meil läheb Kanye peale kohe ja... Kusjuures mulle ei meeldi seksi ajal kuulata seda sama muusikat, mis ma trenni ajal kuulan. Trennis ma kuulangi, praegu ongi niimoodi, et ma teen 2 korda nädalas, käin 2 tundi jooksmas, et ma kuulan Metallicat suht põhjas. Nojah, seksi ajal Metallicat vist väga ei pane. Mul on mingisugused, kui ma olen pannud enda telefonis, peaased lihtsalt nagu mingit rütmikat oleks. Mingit elektrooniline muusika on võib-olla süke. No minule meeldib süke afro house. Soovitan. Proovi teine kord. Proovige. Ma võin panna. Ja. Ma võin proovida. Selles suhtes. Ega sa ei keskendu sellele muusikale nagu nii. No seda mitte, jah. Ma räägingi, et seal on kõike muud need asju, mida kuulata. Ju rohkem. Kus mul mõte jäi nüüd? Ma panin losti praegu. Ühesõnaga, minge vaadake ringi. Veekogudes vist on vesi ka juba piisavalt soe. Kurat, ei tea. Varsti ma pean minema ujuma. Mul 2 nädalat on veel sise ujumist. Aga
on neid kohti, autod, möllud, ärgid, särgid. Auto on nagu fantastiline tegelikult. Mõtleks just mingi väli kuskil õues on ikka tuus. Jacuzzi. Ei, ma ei tea mingi korradi Rummu karjääri või mingi siuke koht. Ei no, vette. Lihtsalt. Kuskile sinna Põõsaste vägede vahele. Jaa. Ainult. Männiku mets on nagu saad autoga sinna sisse sõita või mere äärde kuskile lihtsalt puunajale. Et see on nagu põnev, aga noh, see ongi jällegi see, et see ei see on vaatetorni. Linnuvaatlustornis. Linnuvaatlustornis, jah. Rühid seal. Mingid kuradi lõunamaa leivikesed tulevad siia kuradi baarituma, siis sa kuradi nüüd seal vaatlustornis. Lärts. Lennuvad kohe lõunasse tagasi. Mida kuradi? Siin toimub. Lärts. Kuule, aga ma küsin esimese küsimuse. Sest et see küsimus on sulle põhimõtteliselt. Või noh, sina pead rääkima nagu meeste eest. Et ma proovin. Miks meestele meeldib tussi süüa? Eks igal ajal ma arvan, et on ikkagi omad põhjused. No aga kui sa peaksid vastama nagu kogu meeskonna eest, siis kogu meeskonna eest või? Seal on ma hakkan mõtlema. Miks mulle meeldib, ma ei tea otseselt, aga need maitsed, no igal inimesel on erinev maitsed, aga see tegevus või see vaade sealt alt on ja üldiselt on nagu ilus vaade ja see kontroll nagu sa ikkagi ma ei oska seda kirjeldada. Lihtsalt kui sa oled seal jalge vahel, sul on käed vabad, sa saad nendega möllata, sul on tegelikult selle naise keha üle tol hetkel päris hea kontroll. Sa saad teda igatepidi nagu noh. Ja mulletist saab sikutada tagant, üli hea. Ja see minule meeldib selle pärast. Ja tegelikult on nagu nii need, kellel ei meeldi seda teha ja ei tee seda, siis see on nagu ikkagist väga suur loss, vaata. See on ikka eelmängu suur osa, vaata. Ma mõtlesin üldse, et kas selle küsimuse küsis mees või naine. See on ka nagu huvitav, sest et see oli anonüümne. Et tahaks nagu teada, aga kui küsiti nii, et miks meestele meeldib, võib-olla see on ikkagi naine, kes nagu küsis seda. Äkki talle ei meeldi või? Et ma ei tea, nagu see oligi siuke, ma jäin nagu analüüsima, mis seal taga võib olla, sest et mõned naised on nagu näiteks väitnud, et ma ei tea, et minu mehele näiteks ei meeldi seda teha, vaata, siis ma nagu mõtlengi, et päris huvitav, et see on nagu küsimus, et pigem oleks jah, et see miks ei meeldi teha kui see, et miks meeldib, sest et enamusele ma eeldan, et meeldib. Ma ka pigem arvaks, et nagu jah. Sest et enamus meestele meeldib, kui neil ju imetakse. Et ja, kätte ette ei pane nagu. Ja miks naistele meeldib imeda? Kui siuke küsimus küsida minu käest. Jah, ma küsingi praegu. Miks või? Ma arvan ka, et võib-olla see on see, et sul on siis ka mingi kontroll nagu selle üle, vaata. Ja vaata, see ongi see, et mis motiivid üldse inimestel nagu voodis on ja et mis mehe motiiv on nagu see, et ma tahan sellele naisele rahuldust pakkuda, kas naise motiiv on see, et ma tahan sellele mehele rahuldust pakkuda. Et ma arvangi, et võib-olla selles mõttes, et naine tahab ka mehele teha midagi nagu head. See imemine siis on ju ka mehele ka ju soenduseks. Et asi ilusti käima panna. Mitte sükse poolkõvaga
pool kõvaga tuppa siseneda. Selg peab sirgu olema ikkagi, kui tuppa sisse astuda. Rindees. Ja, et me ju teame, et nagu okei, riist läheb kõvaks nagu jah, aga kõige parem see sensatsioon on seal siuke vahetult ennem erektsiooni, kus on ekstra palju verd seal sees. Ma ütlen nagu siis nagu ongi, et ta läheb nagu mul praegu veel eriti hästi tunnen seda, et ta hakkab nagu niimoodi sikutama igatepidi. Ja see on see õige asi. Ja kui juba sa tuled suuseksiga sellel poolele maale teele, noh, ma saan aru, et aga seal hetkes on vaja seda kontrolli, et seda pidurdada tulekut. Et see on siuke huvitav koht naistel, samamoodi minul meeldib, see ongi soojenduse teema, vaata. Ikka ju ennem sporti tegemist pead ju ka ikkagi sooja tegema. Ja mis on parem soojendaja kui väike... Jah, no kui ma peaksin võib-olla mõtlema, vastama sellele siis, et miks meeldib, ma arvangi, et meestele meeldib ka nagu näha seda, kuidas naine seda naudib, on ju, ja võib-olla see ongi. Ja seda ei ole meeldiv teha, kui seda ei naudita. Jah, kui lihtsalt mingi on seal ja sa ei saa nagu aru ka nagu, mis täpselt toimub, siis ilmselt ei taha seda teha, jah. Aga isegi kui sa sellega nagu lõpuni ei tee, siis nagu soojendust võib ikka teha. Natukene vähe mugavam alustada. Ralliautol ka ju vaja rehvid soojaks lasta ja noh, ongi mootor soojaks. Üks küsimus tuli, mis ei ole tegelikult seotud seksiga, aga ma tahtsin selle lihtsalt välja tuua, sest et ma tahaksin astuda Vahuri kaitseks nagu välja. Küsimus just pole, aga sai seltskonnas arutatud, et täitsa tore podcast, aga kui Vahur suudaks nüüd need alt kummiga teksad ajalukku jätta, oleks täitsa norm mees. Ma tahtsin öelda, et minu meelest, mis nendel teksadel nüüd siis viga on? Minu meelest kummiga teksad on jumala normaalsed. Alt kummiga jumala mugavad ju. Minu arust ka. Minule väga meeldivad. Mulle. Et ma ei tea, ja selles mõttes, et kas nagu kõik peavad olema mingid, ma mingi räme fashionista, kui 2026 kuskil kuradi cover of the magazine ei ole nagu kummiga teksa, siis ma ei või need kanda. Ma ei tea, noortel on praegu see mingi flare pantsi hooaeg. Ei no, flare'iks, aga... Aga need on ju käinud. Mina kasvasin ka üles, kus olid alt laienevad teksad. Ma sain, võib-olla see mingi trauma. Mul ei meeldi need. Mul võib-olla 1-2 paari pükse on, mis on nagu klassikalise lõikega. Aga mis ma teha saan? Mulle meeldib ja... Minule ka meeldivad. Ja kahjuks need ei lähe ajalukku, need jäävad olevikku, aga kuulake ikka edasi. Kuulake ikka edasi, aga ma ütleks, et hullem on see, mis siin toimub. Et nagu sitta nad kummiga teksad, aga vaadake neid plätusid ja sokkena. Et kui need suudaks nagu... Need plätud on ja, nagu... Ja me saime aru sellest ka. Need on nii fantastilised. Need on kerged. Aga need näevad kordades hullemad välja, kui need kummiga teksad. Kummiga teksad on jumala normaalsed. Vahet ei ole, milline asi välja näeb. Peast, et on hea tunda. Peast, et on funktsionaalne, ta on mugav, jah. Ja mul praegu just tuleb kohe üks küün ära. Ma arvan, et mitte keegi ei tahaks seda varvast näha, kus on mingi semi-attached küün. Seda küll, jah. Ei tahaks. Aga noh, ütleme selle peale lihtsalt narri meest, mitte mehe mütsi on ja et mina ka vahepeal kannan võib-olla mingid sellised riided, et keegi vaatab, et mis sellel seljas on jälle mingi kordi kahtlased asjad, vaata. Aga mul on mugav, mulle meeldib ja see ongi kõige tähtsam, et mulle meeldib. See, mis teised arvavad, vapše pohhui nagu tegelikult. Et ma ei tea, ma ei ütleks jah, et see, et Vahur kannab kummiga teksas ja meie podcasti nagu kuidagi nüüd... Mul on ühed kummiga teksad, aga mul on need kargopääntse palju. Osta veel, ma ütlen sulle. Ma ootan sügist, et saada vast riideid jah, endale. Praegu ei osta, aga pole lühkadele ka kummitsi olla. See oleks tuus ju. No praegu on mul ikka, need on nagu pidupäeva lühkad. Kas need on, ei ole maiproteiini? Ei, aga ma kannan need maiproteiini pükse, kus nagu ma ei pea ka trussasid ära jalga. Ja retuus on all ja siis lohva pealt, need on väga head. Fantastiline, jah.
okei. millal sooduskus tuleb? Kuule, see kuu vist enam ei tule. Okei. Juulis saate tellida, panen story'sse. Aitäh. Nii, järgmine küsimus. Kuidas saada oma naine swingima? Nii, siin võime ka minna nagu natukene sügavamale võib-olla selle teema koha pealt, et mina ütleks, et mitte kõik inimesed ei ole üldse sellised, kes tahaksid seda teha. Väga väike protsent on neid inimesi, kes tahavad sellist asja teha. Ja kui su naine ei ole selline, kes tahaks seda teha, siis ilmselt sa ka ei saa teda seda tegema. See on natukene isegi see võib olla mõttekoht, et jah, deal breaker, ma arvan ka. Aga minul tekib küsimus, miks sina seda teha tahad? Miks sul on vaja seda? Kas sul on mingisugused... Jääb puudu midagi või? Kõigepealt proovi leida, miks sa seda teha tahad, kas nagu pole piisavalt partnereid olnud, tahaksid proovida mingit seda asja. Ma arvan, et kui seda naisega nagu arutada ja proovida, kõigepealt võiks proovida oma naisega nagu need linnukesed ära saada. Mis iganes, nagu ongi see, et seda omavahelist seksgeimi saab ju ka, ongi, hakkad kuskil väljas käima, teed erinevates kohtades, proovid mingid mänguasju kuskil avalikus kohas, tekib see veits siuke ärevust tuleb sisse või see, et keegi vaatab kuskilt pealt nagu ongi, et nagu kannatad selle ära, et sa tead, et keegi vaatab, et need asjad nagu ma pigem arvan, et sellel küsijal võib-olla ongi see, et midagi nagu tegemata või ta ei ole rahul oma lihtsalt praeguse selle seksgeimiga, siis ongi see, et kui sinna swingima minna, siis tõenäoliselt on see lihtsalt... See, et sa tahad kedagi teist lihtsalt. Nii, mina kommenteeriks selle peale nagu nii palju, et ma olen käinud ju, vaata spingerit on nendes kohtades ja minu nagu point ei ole ka kunagi olnud see, et mul oleks hullult vaja seal mingi teisi inimesi nagu võtta kampa, aga mis mulle kuidagi pakub nagu pinget või on mingi ting nagu minu jaoks, on see on isegi siuke väljend nagu exhibitionism. Ongi see, et nähtavalt jah. Et see, et sul keegi nagu vaatab, kellegile see asi pakub nagu huvi, ta on nagu invested sellest vaatepildist, see on see asi, mis mulle on kuidagi intrigeeriv. Ja võib-olla, kui nagu mõtlen, kui sa tahad oma naissina väga saada, siis reeglid on vaja lihtsalt läbi rääkida, et ongi, et mida sina sellest nagu ootad, kas naine on nagu nõus sellega, on ja et kellegile sa ei saa midagi nagu peale suruda, aga... Seda asja partneriga tehes peab teil omavaheline game olema nii selge, hästi tugevas kohas olema, sest et lähedki ju sinna mingit puudolevat asja otsima, aga kui sul on ja kui sa leiad selle sealt, siis teil omavaheline asi läheb nagu lappe. Aga jah, see exhibitionism, see on nagu tõeline teema, see on hea, millega alustada, et võib-olla see ongi kõik, mis seal vaja on, et sa ei tahagi sealt nagu edasi minna. See swingimine, et sa hakkad mingid partnerid vahetama, see on väga nagu siuke ma pole nagu kindel, kas ma tuleksin toime siukse asja. Mina ka. Pilt võib eest ära kaduda, on ju. Aga ma ei teagi. Pigem ikkagist, kuidas saada? Kas on räägitud sellest üldse? Või sa oled nagu salaja? Sul on endal mingi see unistus, et sinna on päris pikk tee, et seda teha. Ja seal tulebki kõigepealt oma vahel alustada. Mingi kuskile ongi avalikus paasse teed. Sul on siuke niimoodi, et
jääd vahele niimoodi kergelt, onju, kõik saavad aru, mida sa seal just nagu tegid, onju, lõpetad selle ära ja siuksed asjad, onju. Ja kui see mõlemale meeldib, siis ongi see, et lähed, teed kõigi nähes, onju, keegi sulle seal otseselt, noh, ma ei tea, kuidas see Eesti game on, onju, kui viisakad inimesed seal on, varsti lähen ka, vaatan võib-olla üle, et kui viisakas see asi on, onju. Kui palju sukest seda rõvedat poissmeeste content nagu rahvast seal on, onju. Et see võiks ikkagi nagu mõnus olla. Ilusad inimesed võiks ka olla, onju. Sa tahad ju ise ka vaadata, saada ise sealt mingit rahuldust. Aga jah, mina ikkagi omandihimulisena ma arvan, et ma ei kujuta praegu ette küll seda svingimist. See võib tunduda põnev, aga kui see kätte jõuab, siis pärast ma arvan, et väga suur hulk mehi pärast kahetsevad seda. Sest et usu mind, kui sa saad seal mingit teist naist, usu mind, su naine saab seal paremat meest ka ja kui sul lõpuks naine ütleb, et näed, et kurat, seal käisime seal klubis ja sellel venel on palju suurem emm ja kestab kauem ja ma lähen sayonara, siis lõpuks on see, et võid kahetseda seda hoopis. Selle asemel, et omavahelist game'i, mis sul tundubki, et on praegu puudu, paremaks teha. Päris palju tuli nagu mingeid neid küsimusi just nagu swingimise kohta, et swingimine, kas sa oled proovinud või mõelnud proovida, noh, vist nagu vastasime ära selle, et selles võtmes nagu inimesed ilmselt ette kujutavad, siis ei ole, et see ei ole mu nagu motiiv ka olnud ja ma arvan, et noh, ma ei ole ka see inimene, kes suudaks või tahaks võtta mingit suvalisi nagu seltsi, on ju. Minul on hea kogemus sellega, et ma olen vallalisena käinud oma nii-öelda fuckbuddy'ga swing clubis niimoodi, et nagu jumala pohhu, kui teeme kellegi teisega. See on äge kogemus. Aga kui sa oled investinud, sul on partner, siis no ma ei tea, kas ma hetkel ei tahaks nagu sinna minna, sest et minu jaoks on ikkagi see, et kui keegi on lähedki lahku korraks ja keegi teine on kellegiga olnud vahepeal, siis mul on nagu kohe nagu kaob see. Jah. Ühesõnaga see partnerite, ma ei tea, jagamine või lisamine või vahetamine, ma arvan ka, et minu ega sinu elus ei oleks ilmselt nagu teema, aga ma ütlen mingi maani teised inimesed ümber on minu jaoks fine, isegi nagu intrigeeriv, aga kui keegi peaks nagu aktsioonis ühinema, siis see ei ole enam fine. Et see on see, et distantsilt on see väga tore, aga lähemale kui 1,5 meetrit ära tule. Ja see on nagu, jah, see on nagu veits teine asi, see vist ei ole nagu ongi. Aga ma räägingi, et omavahel lihtsalt mees ja naine, see ampluaa on nii suur, mitte lihtsalt voodisse ja sealt välja, et omavahelisi neid unistusi, fantaasiaid saab läbi viia omavahel ka. Tahad nagu proovida nagu mingit nagu teist naist, nagu ongi teedki rollimängud, ütledki, et tavai proovi ennast, nagu, et sa oled hoopis teine inimene. Mängite hoopis teist inimest, nagu lähete eraldi autodega hotelli ja saate seal kokku. Võtame järgmise küsimuse. Kas seksuaalset sobivust saab aja jooksul luua või on see olemas juba algusest peale? Mul on endale hea eluline näide võtta. Nii. Minu praeguse partneriga siis peale esimest vahekorda oli temal niimoodi, et ei, see oli kõik. Ei tule midagi, vaata. Lamp isegi ei kirjuta või midagi siukest. Aga
vahi. Ehk see on, minu arust ongi need esimesed korrad ongi see, et kirjuta need kohe korstnasse, ära oota sealt midagi. Et see ongi just kasvamise koht, oleneb kui avatud oled, kui palju sa rääkida saad oma mingitest soovidest ja tunnetest ja fantaasiatest. Ja kui teine pool ka niimoodi räägib nagu avatult ja siis saategi need oma fantaasiaid kokku seal segada, sealt tuleb mingid ühised mõtted ja siis nagu niimoodi see seks kasvabki ja seda saab nagu pikalt kasvatada, vahetad mulda, noh nagu taimegagi on ja vahetad potti ja niimoodi see hästi käib. Meil ka ju need taimed siin väga hästi kasvavad, neid pole ammu kastetud, nagu ma näen. Ja aga kastame pärast. Mina ütleks ka selle peale, et sa ei saa loota või noh, nagu eeldada, et esimesest korrast on sul kohe nagu 100% mingi pilt ees on ja, et võtan siis ka näiteks oma mingid kogemuste läbi siis esimene kord või esimesed korrad võib olla pigem jah, selline isegi nagu kohati nagu awkward, et mõlemad on veits nagu pinges, vaata nagu ei tea veel ju, mis nagu kes, mis, kus ja pigem see tulebki jah, nagu aja jooksul kujuneb välja või noh, nagu siis võib-olla hakata avanema rohkem, räägita oma vahel, et ongi, et mis nagu kellele meeldib, et ma arvan, et see on nagu haruharv, kui esimene kord on juba siuke 10-10. Et see ikkagi pigem ka minu meelest tuleb nagu ajas, aga kui see aeg ei saa ka nagu liiga pikk olla, et see peab ikkagi siuke, ma arvan, mingi paari kuuga nagu jonksu tõmbama, sest kui selle ajaga jonksu ei tõmba, noh siis ilmselt ei tõmba seal mingi paari aastaga ka mitte, on ja ma arvan nii. Kõik oleneb kui avatud. Jaa, ei, no jaa, seda küll, aga jah, et ma ütleks, et aga kui paari suhtes on olnud see ja see on ära kadunud, siis sa ju tead, et selle saab tagasi. Jah, et kui see on olnud, siis midagi on võib-olla juhtunud. Paljud ju lahutavad abielud sellepärast, moodi elu. Tegelikult ma olen kuulnud neid lugusid nii palju, siis ma ütlen, täie 100% fiksitav olukord. Jah, see on jällegi see, et sa oled selle taime jätnud niisama, pole seda kastnud ja noh, ongi, pane sinna natukene energiat ja aega ja tähelepanu rohkem on ja pinguta. See ei saagi olla üheski asjas ju nagu mingi super fantastiliselt hea, kui sa ei pinguta selle jaoks, sa ei tee selle jaoks nagu midagi. Iseenesest väga vähesed asjad tänapäeval nagu juhtuvad, lihtsalt juhtuvad. Et ikkagi sa pead... Selleks, et lotot võita, tuleb ka pilet osta. No jah, täpselt. Sa pead tegema enne enda poolt andma midagi, et oleks tulemus, mitte istuma käed rüppes ja ütlema, et noh, rahulda siis nüüd mind. Ja, ma arvan avatus. Ka. Avatus ja võime sellest asjast nagu rääkida. Et kas võigi kuradi, noh, hästi ettevaatlikult hakata. Kuule, sorry, võtame mingi, ma ei tea, tund aega räägime sellest. Räägime seksist. Kuidas sul on, mis võiks teisiti, mis sa mõtled? Nagu, aga tuleb hästi rahulikult. Meestele tuleb hästi rahulikult sellest lääneda, sest raiped solvuvad, sest kõik mehed arvavad, et nad on kõige kõvemad kepivennad maailmas, vaata. Ja siis tuleb, sa pead nagu, ma üritingi naiste slaidiga kuidagi väga mõnusalt kuidagi sinna alla või värkina. Et kõik ütlevad, porno vaatamine on nagu paha, aga väga nagu okei on niimoodi, et vaatame porri või noh, kogemata paned mingi porri peale ja siis see võib olla nagu see vestluse alustuseks, vaata, hea. Väike siuke nipp oli see. Nii, võtame järgmise. Kas monogaamia on inimese loomulik eelistus, sotsiaalne kokkulepe või midagi nende vahepealset? Sotsiaalne kokkulepe. See on sotsiaalne kokkulepe, sest et me oleme loomad. Me elasime loomadena vähe kauem, kui me praegu oleme selles sotsiaalses ühiskonnas elanud ja loomadena nii-öelda
oli ikkagi see, et paarituti kõige tugevama ja kõige isasemaga. Et tänu sellele niimoodi me arenesimegi, et see liik siis läks aina suuremaks ja tugevamaks. Nõrgemad ei saanud otsa peale ja tugevamad said. Siis tulid tugevamad tited. Et see ongi see, et mida nõrgemaks meil need mehepojad muutuvad, see on teada, et me muutume, oleme see ühiskond, kus meil kõik numbrid, näitajad langevad, meeste koha pealt. Et ja ongi, sealt tulevadki nagu nõrgemad lapsed ja värgid, et nii on. Jah. Aga küsimuse vastus siis ongi, et eks see, kuidas ma ütlen, see pühendumine on nii-öelda suhtesse pühendumine on omaette suure jõuga. Ehk siis see monogaamia on nagu hea. Sa ei pea muretsema, sul saad selle, kui sa oled avatud selle paari suhtes selle seksi nagu world classics, kui sa näed vaeva, nagu sa ei saa kõik mehed arvavad, et nad lähevad, maksavad, ma olen maksnud väga suurt raha professionaalse teenuse eest. Sa saad seda, kui sa oma naisega avatult räägid seksist ja vaatad ringi, mis toimub, sa saad kodus selle või better. Sest seal on nagu muu connection. Ja, kui sul ongi see connection, sa tead, et see on minu partner, see on minu hõim. Jah, loomadena alfadel oli terve kobas neid naisi täis. Okei, seda me enam tänapäeval ei saa, see ei ole nagu okei, aga siis vähemalt on sul see üks kuninganna. Ja sa provide'id teda, kaitsed teda, rahuldad teda ja usu mind, pole vaja svingida, proovi kõigepealt oma naine rahuldada. Kusjuures ma mõtlen ka, et huvitav, et kui keegi nagu arvab, et hullult kui lahe oleks minna sinna svingima, kus mehed arvavad, et nad saavad hakkama seal ka, kus sul on. Sellest on ju väga paljud, on ju dokumentaalid nagu pornotööstuse mingid dokumentaalid, et meestel performida, kui samamoodi mingi valgused praevad ja mingi üliraske. Helivennad on seal ja värki, sellepärast ongi ju, neil on soendustüdrukud seal, kes sul ei ole, sa ei. Sul on rohud sees. Jah, et osad, kellel ma räägingi, et need suuremad sorti svingijad, ma ei tea, ma tahaks kohata, ma tahaks võib-olla külla kutsuda kellegi, kes on nagu pikalt nagu harrastanud. Kas neil on ikkagi oma vahel nagu ikkagi full on see armastus. Et sa tahad nagu, sa oled 100% invested oma, nagu see on sinu kuninganna, sa ei taha, kui keegi näpib, mul on küll nagu see, et kui keegi isegi avalikus kohas paneb käe külge, siis ma juba vaatan niimoodi, et putsi mu on lõuga talle. Et siuke omandi see, et ongi mul on veits nagu liiga palju seda alfa sündroomi, nagu seda tean. Tean. Ja me teame. Et tahaks teada, mis seal peas nagu toimub nagu pikas vestluses, nagu, et kas see ongi lihtsalt see, et ollaksegi lõdvapüksikommiga ja ei ole see mees alfa ja see naine nagu korralikult, kuidas ma ütlen siis, kuidas naised on oma feminaalses energias, kus sa tahad olla see pesapunu ja see võtta. Jah, naiselikus auras. Siis naiselikus auras, siis sa ju ka vajad endale kõrvale seda ühte maskuliinsete. Me veits oleme jah ikkagi loodud, sest ma nagu juba tegelikult füüsiliselt ju monogaamiasse. Ma siin praegu lihtsalt aju ketrab noko toitel. Ma loen selle küsimuse. Loomulik eelistus, sotsiaalne kokkulepe või midagi nende vahepealset. Ma arvan, et midagi vahepealset äkki, siis nagu
et loomulik eelistus võib olla, aga vaata, see ongi, et seal võib tekkida ka ajapikku nagu see mingi, ma ei tea, tüdimus, siis mingi tahaks nagu midagi põnevamat, et nagu sellised asjad. No monogaamia on teema, aga see peab olema, suhtes ikkagi peab olema ju avatud. Sa tead ise? Jah, mida rohkem sa räägid, mida rohkematel teemadel te räägite, isegi kui ma olen seda nagu, ma pean seda veel rõhutama, te ei pea olema partneriga ühel arvamusel, aga te peate saama nendest mõlemad peate saama oma nagu arvamustest rääkida ja nagu ongi, kui seksis on, ühele meeldivad ühed asjad, teisele meeldivad teised asjad, kahe peal kokku, seal keskel on võib-olla mingi hall ala, kus mõlemal on ülihea. Üks annab ühele natukene, teine teisele natukene. Ühele meeldivad sidumismängud, teisele meeldivad pigem mingid, nagu ongi see, teised vaatavad pealt, on ja. Exhibitionism. Et võib-olla siis saate kokku, teised vaatavad pealt, kuidas te üksteist kinni saate. Väga fun. Mõlemal on Sounds like a good Friday night ju. Okei, võtame järgmise küsimuse. Võtame. Miks on paljudel inimestel raske rääkida oma seksuaalsetest vajadustest ja piiridest? Häbi. Ma arvan ka, et häbi, see, et mida teine võib arvata, kas ma olen mingi imelik, kui mul on mingid võib-olla sellised mõtted, on ja, aga ma arvan, et kui see inimene on avatud mõttemaailmaga, aktsepteeriv, selle sa pead ka ära tundma tegelikult, vaata, kas inimene, milline inimene on ja, et siis tegelikult ei peaks olema need teemad nagu rasked, sest see on nii loomulik tänasel päeval, ma arvan, et see ei ole enam mingisugune tabu, et on ainult üks õige viis ja kõik, mis teistmoodi on nagu mingi, saad mingi imelik või, et me oleme minu meelest sealt nagu ammu välja liikunud. Veel ei ole. Arvad? Sa saad aru, kui nagu kui palju ju öeldakse mulle, et issand jumal, kuidas sa räägid kõikidest nendest asjadest. No jah, sa räägid väga avatult nagu massidele vaata, et okei, et räägiks siis nagu oma partneriga võib-olla oma vähel ainult, aga sa paned nagu jumala toorelt. Jaa, aga see ongi ju, kuidas kõik saavadki siis nii teada. Jah, ja me innustame teisi ka võib-olla siis olema rohkem avatud, et oma partneriga suuta seal peab veel eriti avatud olema nagu kõikidest asjadest. Palun räägi, kuidas nagu päriselt oli. Palun räägi, kuidas see, et mida sa tahaksid. Äkki proovime seda, äkki proovime toda. Mõtled kaasa. Vaatad õppematerjali. Mõtled sealt midagi, et okei, äkki mulle meeldib see, äkki talle meeldib see, äkki see. Et, ja siis nagu seksi käigus ka ju pead lugema, mis naisele meeldib, kas talle meeldib, millal talle meeldib, kui teda hammustatakse. Millal meeldib, kui seda tehakse, millal seda teha. Et jah, minu praegu ongi ju see, et ma pean tulema nagu ülipalju astmeid tagasi ja ülipalju peamegi praegu suhtlema, kuidas, mismoodi, sest on mingi emotsionaalne blokk, nagu pigem naispoolel on nagu väike emotsionaalne blokk, minul on füüsiline blokk. Et ja ongi selle lahendus ongi suhtlus, vaikselt tegemine ja ma arvan, et saab veel paremaks lõpuks. Et ma nagu selles suhtes ma üritan ennast panna nagu olukorda, kus oleks nagu suhtes ja kuidas saada nagu rääkima, ongi see, et mis iganes. Ma ei tea, passite õhtul kodus, vaatate telekat. Ma ei tea, mingid seksitseen või värgid, särgid. See on hea alustuskoht või ma räägingi, et nagu vaadata filme, kus on võib-olla või sarju, kus on rohkem seda asja. Ja on ju neid
Netflix on täis suht softcore porri, mingit sarju. no luua see, ma arvan, nagu turvaline ka koht selle jaoks ja kui inimene ise ennast justkui võib-olla ei taha avada, siis oska küsida. Et küsi talt, et suuna teda küsimustega lihtsalt nagu küsi kas või umbes mingi kas see või teine või mingi ütle lihtsalt jaa või ei, vaata, et kui sa ei taha nagu noh, mõnel võib-olla tõesti ongi nii raske rääkida nendel teemadel, et mis umbes nagu meeldib ja kuidas ja et siis lihtsalt küsi nagu siuksed kas mine see või teine. osta ulakast need kaardid, see mäng ja mängige koos seda mängu, see on nagu päris ja see hea nagu fun ka. See on päris hea start. Ja ma arvan, et neid igasugust erinevaid mänge on täna mingi ülipalju. Ma olen näinud nagu väga palju erinevaid mingisuguseid nagu ja seal ei ole nagu full see, et umbes kuidas sa tahad, et ma sind kägistaksin värki. See on väga nagu selliseid ägedaid küsimusi, mis panevadki nagu mõtlema. Võtke see veinipudel, kes või veini, võtke lihtsalt vett. Võtke väike munnu või noko. Süüa. Ongi pange see, mis sa ütlesid, Afro House mängima. Otsi ka Spotify'st välja, see on hea, need laulude transitionid on ka, et ta läheb nagu sujuvalt üle uueks lauluks, mitte ei ole mingi cut. Ja sa paned see playlisti peale, võtad sealt, soovitan võtta see küünal, mis on ka samas see massaažiõli. Ta on ka nagu lõhnab veits siukse afrodiisiak on seal vist see. Paned selle põlema ja mängite mängu, võib-olla juba alustad nagu riiete seljast ära võtmist, bla. Kõigepealt seda mängu hakkage mängima mõttega, et ei hakka mitte midagi tegema. Siis on ta kõige parem. Mul on olnud mingi juhtus, kus on see, et umbes ei ole üldse mingi plaanis mitte midagi teha. Aga kui jutt läheb sinna peale, hakkad üksteise mingit fantaasiaid või kogemusi, et kunagi oli see, et see oli mul meeldis, aga sealt maalt läheb nagu halvaks, siis põmm. Ja lõpuks te teete seda. See on sama nagu suht. Ja. Ma ei tea, kuidas seda avatust saada veel paremaks. Aga ma arvan, andsime päris palju häid nagu häkke praegu. Meeste jaoks lihtsalt, et on nagu tulge nagu, ma olen seda nii palju öelnud, nagu tulge silt mäetsast alla, nagu ma tunnen, et ma olen alles nagu lapse kingades. Õppida on palju, avastada on palju ja ma arvan, mul on nagu päris palju kogemusi, et ma võin seda nagu öelda. Ja kui sa oled mingi suva fuckboy olnud ja siin 2 minuti kaupa mingi hulga naisi rahuldanud, siis ma ütlen ausalt, sa oled väga kehv. Jah. Nii. Mis on kõige kummalisem koht, kus oled kedagi atraktiivseks pidanud? Kummalisem koht, kus? Oled kedagi atraktiivseks pidanud. Ma nagu hakkasin juba mõtlema ausalt öeldes, et mis siis nagu võib olla kummaline koht. No mul on mul üks võib-olla viimane siuke moment tuli meelde, mis ma nägin, ma olin kuskil poeparklas ja siis tuli mingisugune mees sõits autoga. Ta oli suure selle Dodge Ramiga, siis tal oli mingi siuke lumberjacki siuke nagu jakk seljas, vaata, tead siuke puuraidur ja siis ta oli siuke suur mees, tal mingi mõnus siuke rocki muusika käis, vaata see aken oli lahti ja siis pläristas oma selle V8-ga seal, vaata, ja siis ma olin nagu vaatasin, tead, see on mees raisk. Seal on päris palju maskuliinset. Ja, see oli väga, vaat see moment, ma näin nagu vaatama teda täitsa, ma olin nagu ai. Ma mõtlengi, et kõige viimane koht on ja ma võin, ma ei tea, muud näited, ma ei tea, spordisaalis, see on normaalne, vaatad, mees teeb reitsilt, vaata, lammutab mingit trenni on ja see on ka väga atraktiivne siuke. Mul on üks asi, ma ei tea, kas ma tohin selle nagu välja öelda.
ma arvan, et kellegi, isegi kui sa oled paari suhtes, siis ma arvan, et kellegi atraktiivseks pidamine on täiesti normaalne. Aga ei ole või? On. Mõtle, kui see küsimus oli nii, et kuskil mingis veidras olukorras näed mingisugust inimest ja millegiga ta on nagu, ongi siuke. Ja ma seal võib-olla räägi. See oli ükskord ka, see ei olnud väga palju aega tagasi, äkki see oli eelmine suvi. Ma mõtlesin küll, mis mu viga on. Aga see on tegelikult... Ma mõtlen iga päev, mis seal viga on. Aga see on tegelikult jumala normaalne, sest et rasedatel naistel on mingisugune energia. Ma nägin kaubanduskeskust, see oli eelmine suvi. See oli mitte nagu full rase, aga siuke rase naine, see oli väga ilus naine. Ta oli rase ja see oli minu jaoks nagu üliatraktiivne. Aga kas ta tegi siis midagi? Lihtsalt oligi ilus, atraktiivne naine? Lihtsalt. Ilus, atraktiivne naise, kes on apparently rase. Aga kui seal hakkab mõte minema, et üliilus naine, keegi endale ära teinud. Kuidas nad tegid selle? Ma ei tea seda. Okei. Tegelikult rasedad naised on väga ilusad naised. Jaa, sest et nad on, hormoonid on juba, neil möllavad sellised, et nad ongi väga naiselikud, nad on sellised õrnad. Ja, mõnus. Glow'id on, nad glow'ivad. Glow'ivad, jah. Tegelikult lihtsalt üks pervert hakkab mõtlema, kuidas ta rasedaks tehti. Ja mulle meeldis, kuidas sa seda intro tegid, et ma mõtlesin, mis mul viga on. Sest et ma arvan, et see on isegi täitsa mingisugune porno kategooria, vaata, et mingi pregnant ja... Ma olen vaadanud ka. Selle peale vaatasin kohe kindlasti. Kui keegi julgeb võid meile siia alla kommentaari jätta, et kas ta on kunagi otsinud selle märksõna järgi nagu mingid videosi. Okei, ühesõnaga. See oli päris hea küsimus tegelikult. Sul oli rase naine ja minul oli mingisuguse suure Ameerika kastiautoga mingi Lumberjack. No fair, kellele mis läheb, on ju? Kellele ema, kellele ühtar. Okei. Kõige seksikam omadus inimeses? Enesekindlus. Ma tahtsin täpselt sama öelda. Sa võid olla paks, sa võid olla kõhna. Kui sa enesekindel ei ole, siis on perse. Ja sa võid olla, ma olen kohanud ülifitte, mis iganes taisi, aga seal ikkagi enesekindlust ei ole, seal taustal on mingi sees, mingi ebakindlus, mis on väga paljudel nagu fitidel inimestel on sees, siis seal nagu ei ole seksikus. Samas on mingi täiesti random kehaga naine, kes on nagu üli enesekindel, heas energias endaga, siis see on kui seksikas. Minu kohe esimene mõte oli ka, et vahet ei ole, mis iganes, ma võin nimetada mingisuguse füüsilise nagu omaduse, enesekindlus ületab nagu kõik. Sul võivad olla ükskõik kui fucking korradi suured ja head, ma ei tea, lihased ja nii fucking vormis on ja, aga kui sa ikkagi oled ebakindel, siis see paistab välja ja see on game changer. Et ma mõtleks ka, et enesekindlus on esiteks üks asi, mis toob su hetke, et sa ei mõtle mitte millegi muu peale kui see, et sa oledki seal momendis, sind ei huvita miski muu kui see, et sa naudid seda akti, on ju? Jah, ühel nõul. Seksi enesekindlus, õpitav teraapias ka, kui ei ole, mingid proovige. Jah, ma ei ole nendes, me tahtsime ju võtta ühte sex coach'i kutsuda, siis ma research'i tegin, siis ma kuulasin mingid klippe, siis ma ei ole kuigi heal tasemel nagu impressid nendes, et pigem mittegi otsida mingit sex coach'i, kes su sex game'i teeb, vaid tavaline teraapia, kes loob su enda isikliku sisemise enesekindluse ja siis sealt võtad selle kaasa magamistuppa oma enda sex game'iga, mitte kellegi õpetatud sex game'iga, et jah. Sest et
ma nagu ootaks mingisugust sekstööstuse töötajat endist, kes on nagu töötanud, on teinud elumuutuse ja on hakanud seks coach'iks, mitte mingi suva inimene, kes on 2 korda tantralaagris käinud, lugenud 3 raamatut läbi. Tal on, ma ei tea, 7 partnerit olnud, kõik ütlevad, et on parim. Ma ei usu kedagi, kes ütleb mulle, ma olen see skeptik, et jah, sest et, kuidas ma ütlen, jah, vahet ei ole, ma rohkem ei taha maha teha kedagi, aga jah, enesekindlus ja seda saab enda seest leida. Jah, ma arvan ka, kindlasti saab. Meil on viimane küsimus. Kell on päris hea. Kell on päris hea. See on päris hea küsimus ka. Kas teie arvates on abielus inimesel eetiline teadlikult ennast seksuaalselt või väga väljakutsuvalt teistele eksponeerida? Kus jookseb piir eneseväljenduse ja tähelepanu otsimise vahel, kui inimene on püsisuhtes? Kuidas kommenteerite olukord, härra Vahur Sirp? Vaata, kui... Nüüd hakkab filosofia. Ei, ma mõtlen niimoodi, kui sa oled mees ja su naine tahab nagu teda teeb õnnelikuks see mingisugune teine tähelepanu. Exhibitionism. Jah, mis ta saab nagu sellest, et ta näeb kogu aeg ekstravagantselt ülepingutatud välja, siis why not, aga jällegi sellest peate omavahel rääkima, kus on see nagu piir, noh, kas ja kui palju on mehele okei, sest et noh, mingi määrani on okei, aga oleneb, mis selle tähelepanu peale hakatakse ongi. Kas on see, et see tähelepanu otsimine on selleks, et lihtsalt keeping my options open või nagu olen selline, et äkki mingi parem märkab ja siis vahetan välja umbes on ja või sa lihtsalt oledki teedki seda enda jaoks, et sa oledki sina. Või siis ongi nagu see, et kui sa oled mees ja sa näed, et su naine teeb nii, et sulle ei meeldi see, siis hakka talle fulli ise seda tähelepanu rohkem andma. Siis sina oled ju esimene, kes teda sellisena näeb, kes teda kõige rohkem näed, sul on kõige rohkem võimalusi talle teha neid nõmedaid, isegi veits liiga palju komplimente ja värki, annad seda tähelepanu ise. Võib-olla see on ju. Ja see on, ma arvan, mingisugune armukadeduse nagu case on ka siin kindlasti sees või selline omandi himu, et vaata, ma tean näiteks mehi, kes on sellised, et nad nagu tahavadki, et nende naine oleks selline nagu räme bombshell. Ja siis, et kõik mehed vaataksid ja mõtleksid, et mida see sünna küll vaata. Ja see on see minu naine. Et neile meeldib, kui teised vaatavad ja siis nad saavad sellest ise mingi kaifi, et jah, nad vaatavad minu naist, aga ainult mina saan seda, et see on hea tunne, aga sa pead ka kindel olema, et sa oled see, kes ainult saab seda. No jah, see on, ma arvan jällegi siuke, et inimesed on lihtsalt niivõrd erinevad. Inimesed on erinevad, inimsuhted on väga erinevad, piirid on väga erinevad, motiivid on erinevad, et tehagi nagu selgeks, et mis selle nagu taga on, miks see abielus inimene siis tahab seda niimoodi teha, nagu ta seda teeb, on ja siin kommunikeerida siis, kas see on okei mõlemale sellele siis teisele poolele, on ja leida siis mingisugune, ma ei tea, ühine selline, mis kõigile nagu sobiks, on Sest ma saan aru, et see inimene, kes küsib, siis teda nagu häirib. Teda häirib, jah. Et ala naine. Jah, ma arvan küll. No siis ongi, esimene asi on see, et pane ise tähelepanu. Mõtle,
mõtle nii, et ta teeb seda ainult sinu jaoks. Ja ole tänulik. Ja ongi, sealt tuleb see tähelepanu ja võib-olla kui see tähelepanu tuleb peale, võib-olla ta naine alateadlikult lõpetab seda rohkem ära, sest ta saab selle, mida ta vajab, vaata. Naised tahavad seda tähelepanu ju. Vaata, mida inimesed teevad, et selleks, et lihtsalt seda tähelepanu saada. No aga kas on harmful, vaata, nagu võiks ka jõuda nagu selleni, et kas see tekitab mingit kahju nagu emmale kummale, kui otseselt ei tekita, siis ma ei tea, las olla. Ma olen nagu see, et mulle meeldib, kui nagu ollakse natukene sellest hea maitse piirist üle, et kõik vaatavadki, et see on nagu põnev, aga samas ka mulle meeldib, kui naine suudab olla suvadressides ja dressikas ka. Ja ikka seksikas on ju. Jah. Aga, no vot. Aga ma tahaks meile siia lõppu tuua veel selle ühe arutelu, mida ma olen ammu küsinud. Nii. Mida ma olen tahtnud siin. Võib-olla inimesed tahavad kuulata. See on ka ju enesemüümisega seotud. Sa tead küll, kuhu ma oma jutuga tuurin. No. Mis ma tegelikult juba ammu nägin ka ühest podcastist. Et kumb siis, meil on ju neid OnlyFansi ja teiste lehtede neidusid palju. Et mis inimesed arvavad võib-olla ma tahan lihtsalt oma arvamust rääkida, sest see seal podcastis oli nagu nii hästi ära seletatud ja ma täiega nõustun sellega ja inimesed, kes sellest teevad, võiksid ka aru saada, kui need siis nimetatakse kas ühtepidi või teistpidi, peaksid sellest aru saama. Ehk siis need, kes teevad OnlyFansi või neid saite on ju miljoneid enne, müüvad ennast, müüvad seksuaalset sisu, nimetavad pahatihti ennast modellideks, aga kas nad on modellid või nad on sekstöötajad? Mina olen alati öelnud ja ma siiamaani ütlen seda, see on minu arvamus, aga OnlyFans on e-prostitutsioon. Ja see on nii. See on, jah, ma ei tea, et kas me peame üldse pikemalt nagu siis, et ei, nii on. Ja vaata, ma olen ka alati nagu ma olen ka pannud väga palju väga ekstravagantset nagu contenti ja ma olen ka saanud väga palju kirju, et miks ma ei tee OnlyFansi, miks ma umbes panen mingi tasuta vaatamiseks asju, mille eest võib-olla osad küsivad mingit meeletut raha, aga mul ongi see, et ma ei tea, ma tunnen, et see on fine, kui ma panen need Instagrami ja see ei ole enam fine, kui ma teeks selleks OnlyFansi ja võtaks sellest raha, sest siis ma tunneks, ma olen prostituut. Et minu point on see. Seal oli üks mees, kes täpselt rääkis nii, nagu mina nagu tunnengi, et seal olid nagu tüdrukud, kes kõik ütlesid, need on OnlyFansi modellid, siis ta ütleski, et seletas lahti. Modell ei müü mitte kunagi ennast. Modell müüb kas enda seljas, enda käes, kuskil toodet. Tema ei ole kunagi fookuses, et see keha või asi, aga kui sa müüd enda keha seksuaalse rahulduse eesmärgi nimel, siis see on sula selge ja siuke kõige esimene amet, nagu meil oli, ongi prostituut. Sa pakud rahuldust, kas sa pakud seda rahuldust läbi veebi, et üks vend lihtsalt taub endal lahti või siis sa lähed taod tal ise lahti või värki. See on üks ja see sama. Ma ei ütle, et see on midagi halba. See on väga tore, et see on töö, see on raske töö. Sellel on tagajärjed nii emotsionaalsed kui ka füüsilised. Kindlasti. Ärge olge pahased. Prostituut sõna ei ole midagi halba. Lihtsalt võtke oma see amet nagu auga vastu. Ärge ilustage seda. Meil on koristajad, on puhastusteenindusspetsialistid, aga samas ei ole ka, samas ta on koristaja. Ta võib ka kutsuda, ta on koristaja. Ja sekstöötaja on prostituut ja see ei ole ikkagi modell. Modell on mingi muu asi. Modellid näevad väga palju vaeva selleks, et mingit toodet müüa, mitte lihtsalt jalad laiali ja
Send me money. seal on ka nagu levelid on ju, et mida need inimesed sinna OnlyFansi siis endast lõppkokkuvõttes postitavad. Et on kindlasti leebemad versioonid, kes ei näita strateegilisi kehaosi nagu fulli. Ma tean inimesi, kes teenivad retsi raha lihtsalt mingi bikiini piltidega. Aga sa müüd oma bikiini pildi, mis eesmärgil, sa tead, milleks seda kasutatakse. No see ongi see, et aga kui hästi sa tahad pärast öösel magada või et nagu kuidas sa ennast hiljem oma nagu kehas vaata tunned, et sa oled teinud mingeid asju, et eks see on nende oma vastutustunne ja südametunnistus, mis saab kõige rohkem nagu kahju on ju, et lisaks maine kahjule ja kõigele muule. Lihtsalt valmistage ette, kui keegi vestlusest täitsa uus inimene tuleb, mis sa teed? Mingi OnlyFansi modell on. Ühesõnaga, sa oled prostituut. Et lihtne, üks sõna, et sa müüd ennast seksuaalse rahulduse saavutamiseks teisele inimesele oma contenti. Tänapäeval on ju e-kaubandus. Me nõustume selle koha pealt. Ma ei tea, kas sa ootasid minult nagu mingit... Ei, ma tahtsin selle lihtsalt välja endast saada. Nüüd ma saan sellega rahu teha, sest see on tükk aega mu sees olnud. Ma nägin seda podcasti, see mees seletas nendele modellidele, see oli nii hästi lahti neil, see on nagu siuke ka, et nagu seal ei ole võib-olla kõige teravamad, on ju OnlyFansis müüvad ennast ju ka väga intelligentsed inimesed. Ma on nii haigeid asju näinud, sa ei kujuta ette ka. Ma olen subscribe inud ühte naist sportlikust huvist, oli tasuta subscription oli see ja I wish I didn't do it nagu sest et see oli ma ei uskunud, et ma pean sellist asju seal nägema. See oli nagu full mingi nagu okay. Ma võin rääkida? Räägi, muidugi. See oli üks võistleja, üks wellness võistleja. Minu meelest ta elab äkki UK-s, ta on UK-st pärit. Ja siis oli igasuguseid videosi. Kõige hullem neist oli minu meelest see, kuidas mingisugune 5, 6, 7 tüdrukut võib-olla, kes seal videos olid, neile kõigil pandud strap on peale. Ja siis maas nagu koerapoosis oli üks mees, kellel oli mingi see suusamask oli nagu peas ja siis need naised keppisid selle strap-oniga teda anaali korda mööda. Päris põnev. Nagu... Ei no see ongi mingi dominantsvärk ja ma kujutan ette, et... Ei no lihtsalt see nagu ongi see maine vaata ja sul on see tasuta ka veel pandud. Et ma ei tea. Ma ei kujuta ette. Ma ei kujuta ette ka. Ma ei kujutaks ette, et ma teeks sellist asja. Ma ei kujutaks ette, et ma filmiks sellist asja ja et ma paneksin selle tasuta inimestele vaatamiseks. Aga inimesed võib-olla sealt lähevad veel, mis seal tasulises siis? Ma arvan, et see naine teenib roppu raha, aga mis ta sees on? Vaata, see on nagu see kõige hullem koht on ja, et kuidas sa ennast tunned? No, ei tea. Ma arvan, et tunnevad ennast väga halvasti. Kui seal üldse on mingid nagu tunded enam alles on ja et jah, no võt, et inimesed teevad selliseid asju ja soovime neile nagu kõike head ja mis ongi omad valikud vaata, et who are we to charge ametirikku meest jah et aga ärge ka nagu minu mõte on lihtsalt selles, kui keegi ütleb selle asja kohta nii, siis see ei ole vale vaid leppige sellega. Ja sellega võimegi siis episoodi vaikselt kokku tõmmata ja... Võtame kokku. Tehke siis jaanidel palju 69. Jaanipäev on ju alati. Minnakse võssa sõnale õit otsima. Ja, lõpetatakse ikka käpuli. Jah. Et tehke seda. Jah, tehke jaanipauku. Jaanipauku. Lõkke ääres soe sisse. Vutt. Sääsetõrje peale, bugi tõrje peale, käed puhtaks. Ärge siis väga rabelege, õnnetused võivad juhtuda. Ja ma arvan, et jaanidel on emo järjekorrad jube pikad. Nii et vaadake, et ei satuks. Pooleks emmiga sinna lähetest läheb veel kauem aega. Kuigi ma arvan, et see on prioriteet.
Pidage alkoholiga piiri, nautige jaane, ärge üle sööge, ärge üle jooge, narksi ärge pange palju. Ärge te üldse narksi pange alkoholi, kui tõesti väga vaja on. No mis on, mul on väga vaja juua. No sünnipäev, juubel, okei, võtan, joon. Mitte joonid. Joon ühe õlle grilli kõrvale. Niimoodi, et 2 tunni pärast ma olen täiesti kaine ja ma võin autoga sõita. Parem üldse mitte midagi. Alkohol ei tee mitte midagi head. Et tehke sporti, tehke seksi ja sööge head toitu. Paneme siit otsad kokku ja baba. Tšau sõbrad. Siin võiks mingi muusika hakata. Ting, ting.